veel. Mängu alustamist tutvustan teid mängureeglitega. Kõige olulisem reegel, võtame osalema ainult 18-aastaseid, iga kõne maksab 2,50 ja mängijad valitakse stuudiosse juhuslikult kõikide kõnede seast. Ja kui soovid mänguga osaleda, siis helista 910 20. Ja meil on juba siin esimene mäng on ees, kus meil on siis vaja leida esimene pilt ehk siis üks pilt, mis on kuidagi moodi teistest erinev. Ja meil on siis siin 3 beebikest. Ja nüüd on siis vaja leida, et milline nendest beebidest siis erineb teistest. Ja kui sa oled õige vastuse leidnud, siis helista 910 20 ja võib-olla sind ühendatakse meie stuudioga, saad oma vastuse öelda ja kohe siis 10 eurot välja teenida. Ja kui soovite siis lisainfoga tutvuda, kõik info on ilusti olemas võidustuudio.ee leheküljel ning kõik teie küsimused saavad kindlasti vastatud. Nii, kuidas meil seal kodustuudiotes läheb? Kas tegemist on lihtsa mänguga kohe siin esimesena või on see ülesanne natuke keerulisem? Mina pole veel hetkel jõudnud siin neid pilte teineteisega võrrelda, aga tavaliselt need hommikused esimesed mängud peaksid suht kerged olema, nii et oletan, et peagi on varsti juba esimene kõne stuudiosse oodata ja loodetavasti saame ka kohe hommiku käima õige vastusega. Nii, meil on siis siin beebi, kes ilmselt tegeleb kokkamisega juba väga noorest east hoolimata ja nüüd siis oleks vaja leida see erinevus, mis siis nende teiste kahe beebikesega siin erineb ja kui sa oled selle erinevuse leidnud, siis helistad 910 20 ja saame kohe selle hommikuse mängu käima lükata ja loodame ka, et saame kohe esimese kõnega ka õige vastuse ja saame siis juba järgmise mängu juurde asuda. Aga ma proovin nüüd siin veidi teiega kaasa mängida, vaatan, kas meil on siis täna hommikul esimese mänguna kohe lihtne mäng või mitte. Nii, kohe siin esimeste hetkedega võrreldes mina pole veel seda erinevust leidnud, nii et pole kindlasti kõige lihtsam mäng. Vaatame. Siin ikka tuleb ikka otsida seda erinevust, see ei ole kohe nii silmaga märgatav. Tavaliselt tihti meil on ka siuksed mängud, kus on kohe hoomata. Nii, meil on esimene helistaja, tere hommikust ja mis on teie vastus? Tere hommikust. Esimene särk erineb teistest. Esimene särk esimene teistest, ehk siis kas teie vastus on number 1 pilt? Number 1, jah. No, nii, esimene vastus on number 1, kas see on õige? Aga loomulikult on õige. Palju õnne teile ja saime kohe selle hommikuse mängu siis õige vastusega alustatud, mis on väga tore. Nii, lähme siis järgmise mängu juurde ja meil on täna, kas täna on mingi lastepäev või ühesõnaga meil on lapsed ja beebid on meil siis täna teemaks, mis on muidugi väga tore. Nii, samuti samad reeglid nagu eelmises mängus, meil on vaja leida üks teistest erinev pilt ja hetkel on siis tegemist umbes 2-3 aastase lapsega, kes on tietunud klouniks ja nüüd on siis vaja leida, milline nendest piltidest on teistest erinev. Nii, kusjuures tavaliselt on niimoodi, et esimene mäng peaks olema teisest lihtsam, aga mina ütleks, et isegi see on lihtsam kui eelmine, sest mina leidsin selle
õige vastuse kohe ülesse. Teisega ma pidin, tegelikult teist ma ei jõudnudki, juba jõudis helistaja õige vastuse ette öelda, enne kui mina seda õiget pilti jõudsin üles leida, aga praegult on tegemist minu arvates vähemalt veelgi lihtsama mänguga. Nii, kui sa oled õige vastuse üles leidnud, siis number 910-20 ja ütle meile õige vastus. Ja tuletan siis veel kord meelde, et me mängime ainult täiskasvanutega, ehk siis ainult 18-aastased ja ülespoole saavad siis meie mängudes osaleda. Lapsed küll võivad aidata vanemaid või vanevanemaid, aga helistada ise ei tohi. Nii, meil on järgmine kõne. Tervist, kes te olete ja mis on teie vastus? Tere hommikust uuesti, Alo olen. No tere. Esimene pilt. Ja jälle vastate esimene pilt, number 1 pilt. No loomulikult õige vastus järjekordselt. Siit läheb järgmised 10 euro teile, palju õnne. Ja jätkame siis järgmise mänguga. Ootame huvi ja jälle beebi, nii tore. Nii, nüüd meil ilmselt läheb mäng natukene raskemaks, sest et nüüd on meil juba 20 eurot siis auhinnafondi lisatud ja beebid on nüüd siis sellised karumõmmi teemalised. Nagu näha, siin on ka mingi meepotilaadne mänguasi, mida siis beebi mõmmi karu siin vaatab. Ja järjekordselt, nagu ka eelmiste piltidega, siis meil on siin üks teistest erinev pilt ja meil on vaja see üles siit leida, kas on 1, 2 või 3. Kui sa oled selle õige vastus üles leidnud, 910, 20, ütle meile vastus ja siis saame kohe 20 eurot järgmisele õigesti vastanule välja jagada. Nii. Oletan, et nüüd peaks olema tegemist kõige keerulisema ülesandega, sest meil on auhinnafond juba tõusnud. Nii et vaatan ka, kas leian seda erinevust. Eelmise pildiga ma leidsin selle kohe, aga praegult tuleb tõdeda, et ei ole päris nii lihtne. Ja, see on natuke keerulisem juba, ei ole nii lihtne. Nii, meil on järgmine helistaja. Tervist, kes te olete ja mis on teie vastus? Tere jälle. Jälle, tervist. Kolmas pilt on erinev. Ja nüüd siis vastatakse pilt number 3. Kas pilt number 3 on õige? Jaa, ikka oli ja palju õnne järjekordselt. Loodame, et kas me äkki kuuleme teie poolt õigeid vastuseid terve tänase hommiku, eks ei jää näha, aga aitäh ja palju õnne veel kord. Ja nüüd meil on siis beebipoiss järgmise mänguga, mänguna siin ja üks siis nendest beebipoiste piltidest kuidagi erineb teistest. Praegu tegemist on siis veel seni kõige raskema mänguga ja 50 eurot on meile siis auhinnafondi juba jagatud. Juba siia pildi peale vaadates on tegelikult aru saada, et nüüd on vist päris keeruline seda erinevust üles leida, kuna tegemist on selliste hästi erksate värvidega ja kirevate piltidega, mis siis natuke hämab seda nägemise taju, et nüüd tuleb hästi palju vaeva näha, et neid detaile üksteisest eristada, aga ma usun, et te kindlasti saate hakkama sellega. Ahaa. Need siuksed erksad värvid alati veidi raskendavad seda
õige detaili üles leidmist. Ja meil on siis siin pildil ilmselt tegemist beebipoisiga, kus on siis palju mänguautosid ja muid laste mänguasju ja kuskil siis nendes detailides peitub ka see erinevus. Ja kui sa oled selle erinevuse üles leidnud, siis 50 eurot saab teie omaks. Nii, ja kui on siis õige vastus üles leitud, siis tuleb võtta telefon kätte ja helistada ja kui teil täna on hea õnn, siis ühendatakse teid loodetavasti meie stuudioga ja kui sa mulle õige vastuse ütled, siis on ka mäng läbi saanud ja saame oma auhinnafondi siis välja jagada. Nii, meil on järgmine helistaja. Tervist, mis on teie nimi ja mis on õige vastus? Jätkuvalt olen Alo. Tere hommikust uuesti. No tere hommikust järjekordselt ja meil siis vastatakse nüüd 3. pilt. Kas see on õige vastus? Aga loomulikult on ja nüüd on siis, ma ei tea, kas te olete meil ainukene helistaja täna, ühesõnaga kõik auhinnad lähevad teile. Nüüd siis 50 eurot ja kuna see mäng sai meil ka suht kiiresti läbi, siis lähme juba järgmise mängu juurde. Huvitav, kas meil ka järgmine helistaja on sama isik, kes on kõik eelnevad. Ma soovitan ka teistel osa võtta, et praegult meil paistab, et on ainult üks mängija siin liinil, sest et on juba viimased kas 3 või 4 mängu siia otse-eetrisse saanud ja ka võitnud kõik auhinnad endale. Nii, nüüd meil on siis natuke jälle keerulisemaks läinud see mäng ja meil on vaja leida üles 3 erinevat pilti. Ehk siis meil on siin, ma ei tea, kas need on nüüd haned või? Ühesõnaga, meil on siin suur hulk hanesid ja asetsevad siis kastides numbritena 1-10 ja A-st kuni E-ni ja kui sa oled leidnud kui sa oled leidnud need 3 erinevat pilti teistest, siis kindlasti kirjuta need ülesse. Helista 910 ja anna siis oma õige vastus teada ja siis on juba auhinnafond meil jõudnud kuni 100 euroni ning saame siis selle õigesti vastanule välja jagada. Mina juba ühe leidsin kohe. Ühe olen juba leidnud. 2 on veel leidmata. Aga ütleme nii, et see, mille mina olen, ma leidsin juba teisega. Okei, see ei ole kõige keerulisem mäng. Muidugi oleneb sellest, et kuidas see 3. Okei, selle 3. ma juba leidsin ka. Siin tuleb natuke rohkem otsida, aga leiab suht kiiresti, kui natukene keskenduda. Võib-olla ma olen juba ma arvan, et see on see mäng, mida meil kõige rohkem mängitakse. Ma olen juba harjunud nende piltidega, et mu silm on juba nii proff selles, et kohe selle mänguga seostuvad erinevused üles leida. Nii, 100 eurot on siis selle mängu puhul jagamisele, kes õigesti vastab.
ja kui sa oled need pildid üles leidnud, siis kindlasti kirjuta need üles, et kui sind meie stuudioga ühendatakse, et sa saad need mulle kohe ette öelda ja et midagi valesti ei läheks. Väga tihti on juhtunud nii, et inimesed vaatavad, leiavad need õiged vastused üles, ei kirjuta seda kuskile ja siis, kui need otse-eetriga ühendatakse, siis nad unustuvad ära ja või ütlevad kogemata valesti ja see on siis väga kahju, et siis jäävad ka auhinnast ilma. Aga teeme nii, et tõstame veel natuke seda auhinnafondi. Meil on nüüd 150 eurot sinna lisatud. Et loodame, et nüüd meil varsti on ka järgmine helistaja stuudios ja loodame, et tuleb ka õige vastus. Huvitav, kas on ka sama helistaja, kes meil on siin järjest stuudioga ühendatud ja õigesti vastanud, et väga võimalik. Soovitan ka teistel inimestel osaleda, sest et tundub, et me hetkel mängime ühe ja sama inimesega. Nii. Kuidas meil seal läheb? Minul on juba kõik erinevad pildid üles leitud. See on vist minu jaoks juba kõige lihtsam mäng. Ma olen seda mängu võib-olla kõige rohkem ka mänginud teistest. Et huvitav, kas teised saavad ka sama kiiresti hakkama nende erinevuste üles leidmisega. Nii. Kui sa oled õige vastus, vabandust, kui sa oled 3 erinevat pilti juba üles leidnud, siis 910-20 kirjuta ilusti need õiged vastused üles ja siis loodetavasti sind ühendatakse meie otse-eetriga ja on siis hea võimalus kohe niimoodi neljapäeva hommikul vara 150 eurot teenida. Ja siis tuletan veel meelde, et meil siin all on ilusti kõik need olulised infod üles kirjutatud, et kui teil on mingi küsimus või mõte, millele sooviksite vastust saada, siis seal on all ilusti infot kirjas. Aga meil on juba tõstetud auhinnafondi 200 euroni, nii et see on juba päris hea auhind siukse 3 hane või pardi või mis iganes lindu meil siin on kujutatud ülesleidmise eest. 200 eurot. Nii, kui sa oled need erinevad pildid üles leidnud, siis mäleta üle kontrollida, et millises kastis ta asub, millises reas, kas A, B, C, D või E reas ja samuti siis märkida üles, et millises numbri reas ta asetseb ja numbrid on meil siis 1 kuni 10-ni. Ja nagu ka siis eelnevate mängude puhul, samuti ka selle mängu puhul osalemiseks peab olema 18-aastane. Et mängime ainult täiskasvanutega.
loodame, et järgmine helistaja lahendab selle ülesande kohe ilusti ära ja saame talle 200 eurot välja käia ja siis minna juba järgmise mängu juurde. Võib-olla ka meil on järgmine helistaja erinev kui kõik ülejäänud täna hommikuse mängude võitjad. Et äkki meil on seal kodudest juba mängijaid lisatulnud. Nii, aga tõstame natukene veel auhinnafondi, et me saaks ka äkki sellega ärgatatud ka teiste mängijate huvi. 230 on meil nüüd siin siis pakkuda, kui sa leiad kõik 3 õiget vastust ülesse. Ja kui sa oled need üles leidnud 910, 20 ja õige vastuse puhul me juba jagame välja 230 eurot. Ja kõne maksab ka siis, kui sind stuudiosse ei valita ja kõnehind on 250. Aga võidufond praegult on meil 230. Nii, meil on siin natukene veel aega üles otsida neid 3 erinevat pilti, enne kui me võtame järgmise kõne stuudiosse. Minul on, ma loodan, et me saame varsti juba selle õige vastuse ka siia stuudiosse, et saaks selle mänguga edasi minna. Mina olen juba need üles leidnud, ma juba tahaksin edasi minna, sest et see on juba ära lahendatud. Mul pole siin enam midagi vaja enam juurde üles otsida. Auhinnafond on meil kerkinud 260 eurot. Ja see on, ütleme niimoodi, et kes selle tänase mängu meil võidab, siis ütleme, et see on päris siuke lihtsasti teenitud summa, sellepärast, et siin mängus ei pidanud küll, vähemalt mina ei pidanud väga palju vaeva nägema, et mul oli isegi esimese mänguga, kuigi esimene mäng peaks lihtsam olema, aga tekitas mulle rohkem sellist takistust nende õigete vastuste üles leidmisel, aga siin oli suht kerge. Aga jah, nagu ma juba varem mainisin, siis võib-olla ma olen juba proff selle pardi või hanede üles leidmisel. Aga 260 eurot, kes samuti leiab need üles, mina kahjuks osaleda ei saa. Kui saaksin, siis oleksin selle summa juba endale võitnud, aga teil seal kodudes kellelgi on võimalus siis see auhinnafond praegu endale võita. Ja meil on siis vaja 3 erinevat pilti. Ja võin väikse vihjena öelda, et tegemist on siis selliste suhteliselt pisidetailidega. Okei, üks võib-olla natukene rohkem märgatav, aga olge hästi täpsed, kui te neid pilte vaatate, et tegemist on väikeste detailidega, nii et tuleb olla tähelepanelik. Võib-olla see mäng on ka selles mõttes natukene lihtsam, et siin pole selliseid erksaid värve, et on kuidagi kergem keskenduda ja leida siis neid erinevusi üksteisest. Mind vähemalt isiklikult, kui ma niimoodi kaua vaatan hästi erksaid värve, siis mul kuidagi see tähelepanu või selline natukene on häiritud, sest et
nad kuidagi võib-olla värvid, kui väga erksad värvid ka veel, siis nad võib-olla ärritavad silma ja on natuke raske keskenduda. Ja see siis ka takistab kohe selle pisidetailide üles leidmise, teeb keerulisemaks. Aga nüüd on seda muret ei ole, sest meil on tegemist mustvalgete piltidega, nii et siin tuleb võib-olla lihtsalt rohkem jälgida seda rütmi, et kuna siin on tegemist veidi sellise liikuva mänguga, siis see on võib-olla ainukene selline raskendav faktor selle mängu puhul. Nii, aga tõstame natukene veel, pole veel kõnet tulnud, tõstame auhinnafondi, kas me saame natuke ja saimegi juurde 300 €, et äkki me saaksime täna ka teisi mängijaid osalema, et hetkel meil on olnud üks isik, kes on võitnud kõik mängud meil siin järjest, ei tea, huvitav, kas ta on ka järgmise mängu vastaja, aga äkki me saame ka siia kedagi teist, kuigi mul ei ole mitte midagi vastu temaga vestelda, ta tundub väga tore meesterahvas, aga jah, jääme huviga ootama, et kas meil ongi siin tulemas ühe võitja võidujada või kas meil on ka, antakse võimalus kellelgi teisel tänaseid auhindu nautida, aga tõstame veel natuke auhinnafondi, me pole siiamaani ühtegi kõnet veel siia stuudiosse saanud, äkki aitäh, 350 € on meil nüüd siin, äkki see motiveerib ka teisi osalema, teisi mängijaid. Nii. Ma tahaksin juba ise selle mänguga ühe poole saada, ma olen juba leidnud kõik teistest erinevad pildid ja mul ei ole siin enam vaja midagi otsida. Ootan ainult, et saaks selle õige vastuse siia stuudiosse, et saaksime selle mänguga edasi minna. Ja meie mängu reeglid siis jooksevad kenasti siin all reas, et kui teil tekib küsimusi või tahate millegi osas rohkem teada saada, siis saate meie kodulehte külastada või meie klienditeenindusega ühendust võtta. Õidustuudio.ee on siis aadress. Nii, kas äkki me saaksime varsti siia järgmise kõne ja loodetavasti saaksime ka õiged vastused, et selle mänguga ühele poole saada. Ja muidugi kõige toredam oleks kellelgi kohe siin neljapäeva hommikul 350 € ilusti välja käia. Kindlasti teeks selle päeva palju rõõmsamaks. Kevad on meil siin kohe ukse öös või juba tegelikult on. Siis oleks selline tore õnnistus senisest tänasesse päeva. Kus asuvad 3 erinevat pilti. Kindlasti märgi üles siis see tähe ja siis numbri kombinatsioon. Neid on meil vaja saada 3 tükki. Kui kõik 3 on õigesti ja oled saanud võimaluse siia stuudiosse need õiged vastused mulle edasi antud, siis auhinnafond, mis on juba meil kasvanud 400 €-ni, saab siis selle isiku omaks. 400 €. Selle ülesande lahendamisel on päris hästi.
nagu juba ka varem mainisin, siis ma leidsin ise need õiged vastused suht kiiresti üles, nii et ei tohiks olla väga keerulise ülesandega. Kas äkki produktsioon saaks mulle täpsustada, et millise, kas see on hani või on see part või häbi tegelikult küsida, aga vist peaks ikka hani äkki olema või? Produktsiooni vist ise ka ei tea. Siiani pole saanud õiget vastust nende käest. Nii, huvitav, kas meil on täna inimesed veel unes, pole kõnesid stuudiosse tulnud, on juba nädala lõpp on käes, inimesed on nii väsinud, et ei jaksa nii varakult üles tõusta ja hakata siin meiega koos mängima, aga motiveerime veelgi rohkem 430 € õige vastuse leidjale ja eks siin mängus tuleb ka natukene õnne olla, et sind meie stuudioga ühendatakse, kuigi noh, ma ei tea, kui mängijad on vähe nagu tundub, et see hommik on sellepärast, et meil on olnud üks ja sama vastaja juba viimased 3-4 mängu ja ta on ka kõik õigesti vastanud. Nii et eks varsti kuuleme ja näeme, et kas järgmine kõne on siis endiselt meie täna hommikune selline hommikune võistleja, kellel on ilmselt, ma ei tea, kas nüüd tegemist on sellest, et tuleb liiga vähe kõnesid või sellest, et tal on väga-väga erakordselt hea õnn olnud, et ta saab kogu aeg ühendatud meie stuudioga 460 €. Tänane auhinnafondi summa. Vaatame, kas me jääme selle summa juurde või kas ta veel tõuseb. See oleneb teist. Kas me saame varsti siia selle mängu esimese helistaja stuudiosse ja saame ka selle kohe auhinna välja jagada. Nii, ma väga loodan, et meil tuleb varsti siia stuudiosse kõne, sest et ma juba väga sooviks järgmise mänguga edasi minna. Aga muidugi võib-olla, kui meil väga palju kõnes ei ole, siis me läheme ka selle mänguga lõpuni välja. Ja vähemalt ma tean, et meil on seal kodustuudiotes üks inimene, kes meil täna mängib väga aktiivselt, et vähemalt siis me saame temaga selle kindlasti ära lahendatud. Aga muidugi sooviks, et ka teised osaleksid. Nii, muusikat kuulates meil hakkab see mäng varsti läbi saama, kas me auhinnafondi saame natuke kõrgemaks ka ja saimegi 500 €. Kui sa oled õiged vastused üles leidnud, siis kindlasti märgi need üles
helista numbrile 910 20 ja sul on väga hea võimalus, et sind ühendatakse meie stuudioga ja saad ka siis õige vastuse puhul 500 eurot vastutasuks. Ma natukene järeldan juba selle taustamuusika puhul, et varsti vist on oodata kõned stuudiosse. Mina ise ei tea neid, millal nüüd ühendatakse, nüüd tulevad suhteliselt üllatusena ka mulle endale. Aga tunne on selline, et varsti vist ühendatakse keegi. Huvitav, kas on äkki keegi uus, kes täna veel ei ole veel mänginud meiega. Või on siis meie hommikune mängija endiselt vastamas. Aga teeme nüüd nii, et saaksime kindlasti ka selle ülesande puhul võite välja jagada, et isegi kui kõike 3 erinevat pilti ei leia üles, siis ühe erineva pildi eest teenib 50 eurot ja 2 erineva pildi eest siis 100 eurot. Et isegi kui sa ei ole leidnud kõiki 3 erinevust, siis juba ühest õigest vastusest on meil auhind välja jagada. Aga muidugi ma soovitan kõikidel natukene pingutada ja tähelepanelik olla, et kõik need 3 üles leidust tegelikult see ei ole üldse keeruline. Mina leidsin need suht kiiresti ülesse. Esimese mänguga seda päris niimoodi ei olnud, see oli isegi minu jaoks raskem kui see mäng, mis meil praegu siin silme ees on. 910 20 ja 3 õige vastuse puhul anname vastutasuks 500 eurot, 2 õige vastuse puhul 100 eurot ja isegi kui sa ainult ühe õige vastuse meile ütled, siis 50 eurot on meil ikkagist välja jagada, nii et ilma auhinnata selles mängust välja ei lähe. Okei, kui sa ei ütle ühtegi õiget vastust, siis ei saa midagi, aga ma väga kahtlen, et keegi siia stuudiosse ühendatakse selline, kes ütleb vale vastuse. Nii puusse ei saa ka panna. Aga tõstame natukene veel neid. Kas me saame neid natuke kõrgemaks? Ootame, kas produktsioon meil siin on nõus midagi tegema. No ikka on, täna need on hea tuju neil ilmselt. Ühe erineva pildi eest me saime auhinnafondi tõstetud 100 euroni. 2 erineva pildi eest siis meil on siin pakkuda 200 eurot. Ja endiselt, kui sa ütled kõik õiged vastused, ehk siis kõik 3 erinevat pilti, siis on auhinnafond 500 eurot. Nii et loodame, et me saame selle 500 eurot täna hommikul kohe ilusti välja käia. Võib-olla sellele samale isikule, kes meil on siin juba 3-4 mängu võitnud järjest, ei tea. Võib-olla meil on juba auhind nii heaks läinud, et on ka teised televaatajad üles ärganud ja osalenud. Ilmselt hommik oli muidu rahulik. Muidu poleks ühte ja sama isikut 3 korda järjest meie stuudioga ühendatud.
aga ma olen suht kindel, et see, kes iganes meile siia stuudiosse ühendatakse, et ta ütleb kindlasti kõik need 3 õiget vastust ära, sellepärast et see ei ole keeruline mäng. Mina leidsin need kohe üles. Nii et kindlasti, vähemalt ma loodan, et juhtub ka nii, et see, kes meil siia ühendatakse, on need kõik 3 ilusti üles leidnud. Aga mida ma tuletan meelde, mis on hästi oluline, on see, et sa kindlasti, kui sa oled need õiged vastused üles leidnud, siis palun märgi need kuskile paberile või telefonisse. Sest et korduvalt on nii juhtunud, et leitakse üles, ei märgeta üles, siis sa otse-eetris lähed natuke niimoodi pabinasse ja ütled võib-olla kogemata vale vastuse või ei mäleta täpselt õigesti. Et nii on ka korduvalt juhtunud, et kindlasti üles märkida kusagile. Et siis, kui see kõne siia stuudiosse meile tuleb, et saad niimoodi ladusalt kõik õiged vastused ette öelda ja siis saame ka oma 500 eurot kellegile hommikul enne 10 edasi anda. Nii, meil ei ole siin enam kaua aega mängida, meil hakkab varsti saade ka ära lõppema. Et praegult hetkel on viimane võimalus selle mänguga meil osaleda. Aga igaks juhuks võib-olla kellelgi pole aega või pole vedanud selle õige vastuse üles leidmisega, siis äkki me saaksime juba ja saimegi, et üks erinev pilt on nüüd siis 150 eurot väärt ja 2 erinevat pilti on 300 eurot. Nii et need on juba ka päris toredad summad sellise ülesande eest tasutud. Aga kindlasti motiveerin kõiki, kes on juba vähemalt selle ühe õige vastuse üles leidnud, jätkata otsimist, sest need teised ei ole väga keerulised samuti üles leida. Ja see on ka suurepärane võimalus siis hommikul 500 eurot teenida kohe. Aga muidugi selleks, et see 500 eurot teenida, siis et sa kodustuudios need õiged vastused üles leiad, sellest kahjuks ei piisa, vaid pead ikkagi võtma telefoni, helistama 910 20. Kõne hind on 250 ja kui sind siia stuudiosse ühendatakse ja vastused mulle ütled, siis on auhinnafond sinu oma. Aga nagu me juba kas me saaksime natukene veel auhindasid suuremaks? Vaatame, kuidas meil produktsioonil ja saimegi üks erinev pilt 200 eurot, 2 erinevat pilti 400 eurot ja praegult on siis tegemist viimase pakkumisega, mis tähendab seda, et need auhinnad kõrgemaks enam ei lähe. Praegult on viimane hetk mänguga osaleda. Saade hakkab meil ka siin varsti ära lõppema. Nii et nüüd on tõesti viimased hetked aega osaleda. Ja siis oma õnne proovida, et kas tänane hommik
on sama võidukas nagu meie hommikusel mängijal, kes kõik 3-4 korda sai siia stuudiosse meiega vestlema ja ka oma õiged vastused ütlema ning kõik auhinnafondid siis ka endale krabatud. Nii, kes on meil järgmine võitja? Kas ta vastab kõik 3 vastust õigesti? Võib-olla vastab 2 õigesti või 1, igal juhul kõik need vastused on tasutud. Oleneb muidugi sellest, kui mitu õiget vastust sa leiad. Kui 1, siis on 200 eurot selle eest. Kui 2 erinevat pilti, siis 400 ja kui sa leiad kõik 3 erinevat pilti, on siis 400 eurot välja jagamisele. Vabandust, 500 eurot on siis kõige 3 õige vastuse eest. Meil on ilmselt kella keeratud ka. Ma olin selle nüansi juba ära unustanud. Nii. Kas meil on varsti siia stuudiosse kõne tulemas? Meil muusika taustal läheb järjest rahulikumaks ja müstilisemaks. Okei. Või natukene tümmi on oodata ka taustal, nii et saame vist varsti kõne stuudiosse. Läheb põnevaks, kas meie järgmine helistaja võidab terve auhinnafondi või ainult osa sellest. Tuletan siis meelde, et iga kõne hind on 2,50 ehk siis tegemist on tasulise numbriga, aga mida rohkem sa helistad, seda suurem võimalus sul on saada siia stuudiosse nii-öelda siis ühendatud ja saab juba auhinna 1 õige vastuse eest ehk siis selle eest käime välja 200 eurot. Ja mängu lõpp ongi meil kohe käes. Siin on nüüd ainult viimased hetked osa võtta. Ma tean, et meil on kindlasti üks kõne on meil vähemalt tulemas. See on see meie tänane hommikune 3-4, mis ma isegi ei mäleta, mitu korda ta võitis, aga no ühesõnaga 3-4 korda. Kõik mängud võitis ära. Ma tean, et tema vähemalt on juba liini pidi siis siin valmis vastama. Aga võib-olla on siis ka teised mänguga liitunud ja äkki nüüd on siis erinev inimene. Seda me veel ei tea, varsti saame teada. Hetkel on veel viimased hetked aega võtta ühendust ja helistada 910 20, osaleda meie mängus ja võita auhinnad. Aga nagu meil siin all ka jookseb see tekst, siis peavad olema mängijad vähemalt 18-aastased. Et
me lastega siin kahjuks ei mängi või mitte kahjuks, vaid ei tohigi mängida. Lapsed võivad niisama abistada ja osaleda hea nõuandmisega oma vanematele või vanevanematele. Aga ise helistada ei tohi. Nii. Kas meil on varsti kõne tulemas stuudiosse? Palju aega ei ole jäänud. Varsti saame ka teada, et kuidas meil see mäng lõpeb. Kas jackpoti väljamaksmisel või mõne muu väikseme summaga. See oleneb siis meie järgnevast helistajast, kui palju ta on viitsinud vaeva näha, et kõik need 3 erinevat pilti üles leida. No nii, muusika meil läks juba natukene siukseks diskoks juba. Väga hea, sest et siin natuke see koha peal seismine on natukene igav. Ja väga täname selle muusika eest produktsioon. Need vist nägid, et mul hakkab igav siin. Tahtsid mul tuju natuke tõsta, loodetavasti ka teil. Nii. Kas meil tuleb varsti võidukõne siia stuudiosse? Enam on ainult paar hetke aega helistada, ei ole kaua aega. Mäng hakkab meil varsti läbi saama. Samuti meil see diskomuusika siin taustal lõpeb ka ära. Võib-olla kuulete seda ka homme hommikul, seda me ei tea veel. Nii. Saate lõpp hakkab kätte jõudma. Viimased hetked osa võtta. Kas me räägime endiselt ühe ja sama inimesega ka järgmise kõne puhul või kas meil on juba äkki võimalus vestelda kellegi teisega? See selgub kohe-kohe. Kohe varsti peaks keegi õnnelik saama siis võimaluse õiged vastused siia otse-eetrisse üle andma. Ja siis saamegi selle tänase ülesande edukalt lahendatud, lõpetatud ja loodetavasti ka auhinna täismahus välja käia, ehk siis tervenisti see 500 €, mis meil siin on. Siis on vaja nendest kastikestest siit, vabandust, teistpidi, siit ja üles leida, nii et need kastid siin. Aga kas me saaksime äkki kella, et meie televaatajad näeksid, kui palju neil on veel aega osaleda? Oi, suurepärane, aitäh, kell on meil siin samas. Hetkel näitab, et aega helistamiseks on veel 2 minutit 48 sekundit. Nii et nüüd siis näete, kui palju teil on veel aega osaleda selles mängus ja siis meie auhinnafonde endale võita.
kus asuvad need 3 üksteisest erinevat pilti? Millise tähe ja numbri kombinatsiooni kastides, kui sa oled need kõik 3 või isegi vähem, ei pea isegi 3 õiget vastust ütlema, isegi ühe erineva pildi üles leidmisega teenib 200 €. Nii et ilma auhinnata on väga ebatõenäoline, et täna siis keegi lahkub. Ühe õige vastuse peaks ikka ütlema. Nii. Diskomuusika meil kadus ära taustalt. Nüüd on veidi selline nagu marsi moodi. See on natuke nagu need pardid või haned või mis iganes on siin kõnnivad niimoodi. Kus on meie võitja? Nii. See läheb äkki nende rütmis. Okei, meil on varsti 1 minut jäänud. Kui see 1 minut ette lööb, siis ma kannan sellest teile kohe teada. See on kohe varsti. Ja nüüd on 1 minut aega osaleda. Ja nüüd see muusika siin taustal on ka nagu siukses nagu trillerist, mis annab nagu märku, et nüüd peab väga kiiresti reageerima, kui tahad veel selles mängus osaleda. Ehk siis kiired liigutused, 31 sekundit aega, 30 sekundit aega, nii et mõningad sekundid. Kui sa oled väga kiire, siis sa veel jõuad 9, 10, 20 ja saame võib-olla sulle 500 € välja käia. Ei tea, varsti saame teada. Meil on enam saate lõpuni mõningad minutid aega. Kell siin hakkab vaikselt nulli kiskuma, veel mitte muidugi. 3, 2, 1, 0. Kõik läbi. Aga hea uudis on see, et me saame varsti oma järgmise kõne siia ja ma suure huviga ootan, et kes seal meil teisel pool liini on. Tundub nii, et kõne valib juhuslikku helistajat. Loodame, et ta on teisel pool liinil meil ilusti olemas ja loodame ka, et ta on ilusti need õiged vastused endale kusagile üles märkinud. Nii. Meil on ka vahest nii juhtunud, et kellegile helistatakse ja siis kahjuks nad, ma ei tea, kas panevad toru ära või läheb kuskil automaatvastajasse, aga loodame, et see valitud kõne ei lase seda võimalust praegult käest ära. Nii, kas meil on varsti kõne tulemas? Loodame, et on. Nii, trummipõrin. Kus on meie helistaja? Äkki trummi... ja siin, nii. Tervist, kes te olete ja mis on teie vastus? Tere, minu vastus on A10, B10 ja C2. A10, mis see teine? B10 ja C2. Ja C2, kas need on õig... Kaks oli õigesti. 400 € 2 õige vastuse eest. Palju õnne. Ja kuhu kohta see võit läks? See läks Võru maakonda. Palju õnne Võru maakonda ja homme hommikul näeme. Aitäh teile vaatamast ja järgmise korrani.